alustan oma reisi siis Helsingi lennujaamast Ameerikasse. Olen Aspire Lounge'is praegu. Nii. Olen jõudnud Delta Airwaysi peale ja first klassi. Esimesena pisteldi sülle menüü. Siin ees mul siis on see televiisor. Siin all, tegelikult see tool läheb nüüd siia alla. Siis ma saan oma jalad sinna panna. Tegid ja padjad on kõik olemas. Ma ei tea, telin seda, millest ma aru saan. Ja oskan endale tõlkida. Nii, toit hakkab kuhjuma. Mis te arvate sihukesest restoranist? Ja samal ajal saad vaadata Alieni. Spooky. Oh my god. Vaadake, kus teed viimane. See on, Marta on siis Atlanta version of appi ma ei oska rääkida ka nüüd. See on mingi metroomolaadne toode siin Atlantas. Selle mehe järgi on siis see linnaosa nime saanud. Yeah, they're on New Orleans' Central Time. So we call Central Time. What is it? Atlanta. Can't ever. When the cleaners are out today, oh god, I wouldn't do that. Oh my god. This is cool. Ah. Oh, you're just showing off now. It's like White House local.
noh, ma ei tea, nüüd sattusin küll restorani siis. Täna olen ma matkamas Atlantast Beltline'il, mis on siis mingi siukene jalgratta- ja jalutamistee, nagu see Tallinnas Kalamajas oli, nüüd seal on Kalaranna tänav küll. Mis loom sina oled siis? Siin on veel mingid elajad. Täna matkan Atlantas South River Trailil. Nojah, matkarada tähendab trail, aga seda kui tuntakse ka Tall Head matkarada, sellepärast et siia on mingisugune natuke hullumeelne toppinud igale poole nukupäid ja asju ja mis teeb selle asja nagu niisuguseks põnevaks. Muidugi matkaraja tase ise on väga äge, seda vist kasutatakse ka rattasõiduks, sest kõik on betoneeritud. Ja kohalikku faunat ka natuke. Nii, matkarada vististi kulgeb edasi metroos. Ei ole. Atlanta lennuväli on siin lähedal, meeletud lennukid lendab kogu aeg. Kusjuures kui ma siia tulin Atlantasse, oli siin väga soe ilm, aga nüüd on kuidagi jahedaks läinud, eriti hull on nagu varjus. Ma siin dressipluusa väel tulin ja mul hakkas täitsa külm. Riided vahetatud, nüüd võib edasi minna. Heliumas asi on mingi nagu pujulaadne toode, millega ma ei ole suht suur sõber. Ma loodan, et sellel enam mingit niisugust olmlemist ei ole ja ma elan rõõmsalt. Siin endale siit ühed ägedad matkajalanõud. Suht kallid olid teised, aga võrreldes Eesti hindadega olid nad ikka 3 korda odavamad. New Orleansis ma käisin nendega, aga ja tõesti tunne on hea, nagu jalad ei väsinud üldse ära. Saan nüüd täpselt aru, kas mul on käia 18,6 kilomeetrit või on see, ma ei oska öelda. Siin peaks olema ka siis metsikud mingid metsaelajad, millest ma ka ei teadnud. Huvitav, kas mis loomad need küll olla võivad. Nii. Siiamaani ma kuulen ainult ritsikaid. Need ei ole krokodillid, vaid mingid puukesed on kukkunud kuivanud. Aga siin tee ääres, kui te näete, lendavad mingid linnud. Need pidevalt lendavad mul kannul. Ma ei tea, kas nad on mingi saama peal väljas või? Veel kummalist faunat. See iseenesest väga ilus, aga mõtle, kui sellest oleks veel läbi minna, on sul ka nagu kööga. Keegi on siit ikkagi läbi läinud. Nii. Siin on juba väga lärmakas see lindudegi seal.
nagu džunglis. Tee pealt mingi kõrvale põike, mingi võssa. Siin on jäämäsjõgi. Muidu ega siin Võõsust nagu eriti nagu ei saa, sest kõik asjad jäävad sulle külge kinni. Kõik on okastega ju. Hakkab midagi uut. Laudtee, sild. Nii. Mingid rahulolematud tegelased. Nii, Raisa Kotkas on juba minu ootel, Aravel. Et ma ei olegi sellel matkarajal, kus on need nukud ja värgid, see on lihtsalt üks tavaline matkarada, mis lõppes sihukese kooli juures, kus kohas on Barack Obama nimeline skool. Head sellegi nägin. Käbi. Nii lõpuks siis ka metsikut loodust. Hea kui mitte midagi. Laulda stupid, stupid, stupid dog, stupid, stupid, stupid. Siin on ka mingid seened. Üldiselt on see metsaalune täisanud lehti ja muud nagu eluolu naljalt siin pole. Sinna ma talle järgi lähen.